Kolleeg Märt Sults, palun. Auväärt juhataja, kolleegid, on vaja Eestis midagi pöörast, midagi väga pöörast, et panna inimesed maailmas meie poole vaatama ja siia tulema. Ja see pöörane mõte oli kunagi Paljassaare lahte kunstsaarte tegemine ehk poolsaarte tegemine. Mõte pole midagi uut, tähendab, maailmas tehakse kunstsaari kõrbesse, merre, igale poole, kus tahes. Norra teeb autokummidest neid. Uus oli see, et geniaalsus selle mõttel oli see, et seda teha Paljassaare lahte, kus kohas puhastusseadmed on kõigest 1,5 kilomeetri kaugusel. Nii et ehitamishind oleks kukkunud 10–20 korda odavamaks, kui teha seda Aegnasaarel või kuskil mujal. Vastav projekt tehti, investeeringud leiti. Norra suur ärimees Peter van Buren, kes on projekteerinud ja projektijuht olnud Palmi saartel Dubais, leidis mind ise üles, mitte mina ei leidnud teda üles, ja me hakkasime tegema seda kohutavat asja, pöörast asja. Ja mis päädis ja sai sellise värgi, et detailplaneering Paljassaare lahte kunstpoolsaarte ehitamiseks sai kooskõlastatud või algatatud Tallinna linnavalitsus 4. novembril 2009 korraldusega 1818 K. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine kiideti heaks Tallinna Keskkonnaametis 4. mail 2010 kirjaga number HJR 6-8-13325-3. Saate aru, kõik kiideti heaks. Projekti läbiviijaks on erakapital põhinev firma Sihtasutus Paljassaare kultuurilaiud, kes ei küsinud riigi käest sentigi raha. Ei projekteerimiseks, ei uuringute läbiviimiseks, ei mitte milleks. Ja siis hakkas pihta Eesti Vabariigi edulugu. Päevast päeva järelpärimised Keskkonnaministeeriumisse, mitte mingit tulemusi ei andnud. Kui oli keskkonnaminister härra Tamkivi, siis Tamkivi ütles, tood detailplaneeringu, tood keskkonnade mõjude hinnangu ja tood investori ja hakka homme ehitama. Ma jäin 3 nädalat hiljaks. Tamkivi võeti maha, Pentus pandi asemele, Roosivannus asemele ja siit hakkas pihta 6 aastat kadalippu. Küll ei saa Paljassaare laes laevad ringi keerata, vesi on seal 1,5 meetrit sügav. Küll ei saa seal sardiinid kudeda, seal on 1,5 meetrit vett, sardiinid koevad 6–8 meetrit sügavas vees. Küll on seal liiga palju setteid, isegi seda teadmata, et seal on savipõhi, seal ei ole setteid. Tähendab ainult totaalne poliitiline otsus. Tähendab, Eesti Vabariik keeldub loomast 6000 hästi tasustavat töökohta. Eesti Vabariik keeldub teha Euroopa suurimat turismimagnetit, kus üks saar on Tivoli saar, üks saar on kultuurisaar ja üks saar on siis lõbustuste saar ehk kelmuste saar. Tähendab, Eesti Vabariik keeldub kontrolli alla võtmast hasartmänge. Ka 3 punkti ma ei saa öelda, mida kontrolli alla võtta. Tähendab, Eesti Vabariik keeldub suurest torujuhtmest, kus maksutulu jookseb otse Tallinna linna ja riigi kassasse. Tal ei ole seda vaja. Eesti Vabariigil on vaja makse ümber mängida, aga lisatöökohti ei ole vaja. Lisaväärtust ei ole vaja. Turu-uuringut tegi PP International, Saksa firma, tasuvusaeg 3 aastat. Tasuvusaeg 3 aastat, ehitusaeg 3 aastat, 6 aastat ja sulle hakkab tulema puhas ja ilus tulu riigile ja Tallinna linnale. Miks ei ole seda vaja? Keegi oskab seda seletada või? Mina oskan, see on Keskerakonna mõte. Oleks on see Reformierakonna mõte, oleks kõik korras. Aga kust lihtsalt raha võtta on? Kus on lihtsalt raha võtta? Rumala töötegija käest, kes ausalt teeb tööd, maksab riigi makse ja tõstetakse ümber. Kust veel saab raha võtta? Õpetajate käest, need teevad niikuinii tööd. Kust veel raha saab võtta? Arstide käest, niikuinii ravivad. Kust veel? Politsei käest, niikuinii valvavad. Pritsimeeste käest. No jumal hoidku, nad lähevad ise kustutavad ära selle kõik asja. Muidugi, sinna ei ole vaja raha anda, sealt tuleb ära võtta. Juurde teenida ei ole vaja, äkki läheb heaks. Kui probleemi ei ole, siis äkki riik hakkab võitsema. Aga kellegile pole vaja, konflikti on vaja. Kui konflikt on, järelikult on võimalik kergesti juhtida. Mida see tähendab? Sellel riigil ei ole tulevikku, kui see samane juhtkond jääb alles. Aitäh teile ja head 4 aastat.